võimatust olevat, tood pimedasse ellu valgust. Haige tõstad üles tervena, tood ahastusse rahu lootust. Sa võimalikuks teed, sa vana loota suveks. Murrad katki vihkamise, muudad selle armastuseks. Miski pole võimatu su jaoks, miski pole võimatu su jaoks, miski pole võimatu su jaoks, miski pole võimatu su jaoks. Heaks õnnistuseks muuda valu, kaotused sa muudad võitudeks, sinuga ületan ma müür. Tere hommikust! Kell on ametlikult löönud 11, ei ole 12, kellel on näitab 12, see peab kella keerama. Tere hommikust, täna on ilus päikseline pühapäeva hommik ja on ka usupuhastus püha hommik. Nädal on möödas sellest, kui viimati kohtusime. Võib-olla mõned kohtusid ka nädala sees. Aga täna on meile tõotamas tulla üks meeldiv pühapäeva hommik koos ja tänu Jumalale, et meil on jälle üks hommik, üks pühapäev, kus me saame füüsiliselt siin pargi 11 olla koos. Hommikul ma mõtlesin, et ma tutvustan meie puhkpilliansamblit, kelle helisid me saame täna kuulda. Et ma tutvustan neid niimoodi, et sellesse ansamblisse saavad sisse ainult need, kellel on ainult ühte kindlat tüüpi perekonna nimi. Aga ma jõudsin kohale ja ma sain aru, et see natuke vastab tõele, aga sellisel laiemal moel, et see jääb teile kodutööks, kuidas see ikkagi kokku sobib. Aga laulamegi nende saatel, puhkpillihelide saatel, alguslaulu 30, võta nüüd issandat ja peale seda on oodatud sõnalugejad siia ette. Nii palju kommentaariks, et need 2 laulu, algus- ja lõpulaul, mida me puhkpilliga saadame, on korraldatud nõnda, et me mängime eelmängu, siis on salm ja iga salmi järel on ka vahemäng. Nii et ärge siis ehmuge, kui muusika natuke teistmoodi kõlab. Eve on see, kes näitab teile ka, millal võiks salmiga uuesti sisse tulla. Nii et katsume siis kõik ühiselt hakkama saada.
korrutsen liiga kõrge. Nii, tere hommikut! Ilusat päikselist hommikut teile! Täna loeme piiblist 5. Moosese raamatust. Pean selle vist kätte võtma, muidu ei ole kuulda. 6. peatükist 1-6 salm. Ja need on käsud, määrused ja seadlused, mida Issand teie Jumal käskis teile õpetada täitmiseks maal, kuhu te lähete, et seda pärida. Selleks, et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, pidades kõiki tema määrusi ja käske, mis mina sulle andsin, sina ja su poeg ja su pojapoeg, kogu oma eluaja, ja et su päevi pikendatakse. Nüüd siis kuule, Iisrael, ja täida seda hoolsasti, et su käsi hästi käiks ja et teid saaks väga palju, nagu Issand, su vanemate Jumal on sulle lubanud maal, mis piima ja mett voolab. Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, Issand on ainus. Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Nii, edasi loeme 18. laulust 2-4 salm. Siis ta ütles, sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi, Issand, mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja, mu Jumal ja mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik. Kiidetud olgu Issand, nõnda ma hüüan ja ma pääsen oma vaenlaste käest. Aamen. Tervist, armas kogudus, head kuulajad! Loen teile Hebra kirjast 7. peatükist ja salmid 23 alates. Oli palju neid, kes said järgemööda preestriks, kuna surm takistas neil jäämast. Aga temal on selle tõttu, et ta jääb igavesti preestriamet, mis ei lähe kellegi teise kätte. Seepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, ja ta elab aina selleks, et kosta nende eest. Niisugune ülempreester peabki meil olema, püha, veatu, laitmatu, eraldatud patustest ja kõrgemale saanud kui taevad, kellel ei ole vaja iga päev nõnda nagu muil ülempreestril esmalt tuua ohvreid omaenda pattude eest ja siis rahva pattude eest, sest seda on ta teinud ühe korra ja alatiseks, kui ta tõi ohvriks iseenese. Sest käsuseadus seab ülempreestriks nõdrad inimesed, aga vandesõna, mis on hilisem käsuseadusest, seab poja, kes on täiuslikuks saanud igavesti. Ja loen Markuse evangeeliumi 12. peatükist 28 ja edasi. Siis tuli ta juurde üks kirjatundja, kes oli kuulnud neid vaidlevat ja märkas, et ta neile oli hästi kostnud ning küsis temalt, milline käsk on kõige esimene. Jeesus vastas talle, esimene on see, kuule, Iisrael, Issand, sinu Jumal on ainus Issand. Ja sina armasta Issandat, oma Jumalat, kogu südamest ja kogu hingest,
kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. See on esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu iseennast. Neist suuremat muud käsku ei ole. Kirjatundja ütles talle, õige küll, õpetaja, sa ütlesid tõtt, sest üks ainus on Jumal, ei ole teist peale tema. Ja teda armastada kogu südamest ja kogu hingest, kogu mõistuse ja kogu jõuga ning armasta ligimest nagu iseennast, see on rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Kui Jeesus nägi, et ta vastas arukalt, ütles ta talle, sina ei ole kaugel Jumala riigist. Ja ükski ei julgenud temalt enam midagi küsida. Aamen. Palun tõuseme alguspalveks. Pühesa hea on koguneda sel ilusal sügisesel hommikul, kus päike kuldab, selge taevas paistab, kus me kogeme seda armu samamoodi, kui sinu arm meie peale paistab, meie südamesse, meie mõtetesse. Ja tänu võime seda üheskoos vastu võtta, üheskoos kogeda, üheskoos jagada ja osa saada sellest imelisest osadust koos sinuga. Sa oled tõotanud olla oma koguduse keskel ja seda me usume ja seda me ka kogeme. Seda võtame ka vastu su pühavaimu läbi. Palun su armu selle maale ja rahvale, et ka selles koroonakriisis tõstetaks pilk sinu peale. Tänu sulle arstides, kes teevad oma parima, kuid ometi sinul on igavese elu sõnad. Ka see tänane mõte, mida me loeme, et kummardada sind, ainsat elavat ja tõelist vägevat Jumalat ja sinu poega Jeesus Kristust, kelle kaudu meil on ligipääs sinule, kelle kaudu meil on pattude andestus, uus loomine ja osasaamine pühast vaimust. Tänu, issand, selle imelise armu ja kingi eest, millest meil on osasaamine, millest me praegu rõõmustada, elada ja hõisata, tuua oma elud, tuua oma mõtted, südamed, oma mured, oma palved su palge ette siin kogudusega üheskoos. Et kohtuda sinuga nende päevadest, mis on jäänud selja taha, see töö, nädal ja tegemised, kuidas kellelgi on olnud, aga ka see, mis ees seisab, palume sinu armu kätele. Palun ka Vabariigi valitsusele ja Riigikogule armu ja tarkust, õnnista Jumala kartuse ja arusaamisega, et on midagi rohkemat kui lihtsalt lahendada omavahelisi tülisid, vaid on mingi suurem ja kindlam eesmärk, kingi seda lootust, kingi seda üksmeelt ja arusaamist. Tänu võime sinu nimel neid õnnistada, et tehaks mõistlikke seadusi, õiglasid ja häid. Ja ka kogudusena liida meid ühte jätkuvalt. Kui ka see aeg on toonud erimeelsusi paljudes küsimustes, ometi me tahame olla üks sinus ja lubama oma vennal õele arvata, nagu tema oskab ja teab ja tema tundmine siis teda siis juhatab. Aga võtta õnnistada teenistust, õnnistada pühapäevakooli lapsi ja nende nagu ka kogemist sinust juba väikses osas, selles väikses noores põlves. Ja samas me täname ka oma eestpalle koguduse eest, Emmaste Nurste koguduse eest, õnnistada neid armsaid seal, nende koos käimisest, sinu ees olemist, ühist osadust, õnnistada nende teenimist, kuulutust seal kogukonnas ja Hiiumaal üldse, kui see on väike saar, on tänu nende inimestest, kes seal on. Samas me täname ka Rakke koguduse eest, Tartu kristliku ristekoguduse eest, tänu nende eest nad on, tänu saad need sünnitanud ja nad on selles paigas, tunnistamas sinus ja kuulutamas sinu au ja kiitust ja suurust ja tänu sina ilmutad ennast nende keskel, nende kaudu ja läbi, et paljud võiks ära tunda sinu Jeesus. See on meie püüd, see on meie palve su poole, et inimest ära tunda sind, ainsat ja tõelist Jumalat, sinu halastust ja armu kogeda, saada igavese elu pärijaks. Ja võtta vastu ka meie elud ja see teenistus ja palun juhata oma pühamaa läbi ja too esile see, mis meil igal ühel vaja on. Ja tahame olla sulle avatud. Jeesu nimel, aamen.
Täna ma tahan anda ühte tunnistust, mis minuga on juhtunud mõnda aega küll tagasi, mitte väga kaua. Ja võib-olla võiks ütelda niimoodi, et jäta see tunnistus iseendale. Aga siiski ma olen leidnud sellest seda, et seda võiks siiski nagu jagada. Nimelt oli selline juhtum minul, kus ma pidin sõitma Tallinnast Paidesse. See on suhteliselt nagu kehvasti organiseeritud liiklus, sellepärast, et sinna väga palju transporti ei lähe. Ja hommikul ja võib-olla kuskil õhtul veel ja ongi nagu kõik. Ja õhtul, eelmise päeva õhtul veel ma jalutasin ja mõtlesin, et tead, et ma peaks võtma sularaha välja igaks juhuks. Aga kuidagi läks see niimoodi, et jäi ikka tegemata. Ja ma olin nagu veendunud, et kaardiga saab ka maksta ja saabki maksta tegelikkuses. Ja kuna oli väga hommikul, väga vara, kell oli mingisugune 4 hommikul, siis see tähendab sedasi, et linnatransport ei liigu veel Tallinnas. Ja oli vaja tellida takso ja sõita sellega bussijaama ja see läks mingi 4:40 või mis see buss läks bussijaamast välja ja mul oli natukene aega veel, ma jõudsin varem veel sinna. Ja ootasin seal ja buss tuli sinna ette ja ma olin veendunud selles, et nüüd ma lähen ilusti peale sinna ja sõidan siis ilusti Paidesse. Ja rahvas tuligi peale ja mina läksin ka peale ja küsisin, et ma tahan Paidesse minna ja tema ütles, et ma Paidesse ei lähe, et ma olen sinna Mäo Risti küll, aga maksta ei saa kaardiga, ainult sularahaga. Ja siis ma olin muidugi olukorras seal ja ma mõtlesin, et aga kus ma seda raha siis nüüd võtan, kui mul seda üldse taskus ei olegi tead ja teadsin sedasi, et bussijaam tehakse palju hiljem veel lahti tegelikult ja need pangaautomaadid on kõik bussis jaamas sees, aga mitte väljas, et seda võtta saaks. Ja seisan seal viimasena selle samuse juhi juures seal ja mõtlen, et nii, kui ma nüüd maha astun siit pealt, siis järgmine läheb alles õhtul ja siis mul terve tööpäev on läinud. Ja seisan seal ja bussijuht ütleb mulle juba niimoodi, et tead, mul on aeg juba väljuda, et palun astu maha, et kui raha ei ole. Ja siis ta ütles veel mulle korra veel niimoodi, et võib-olla keegi on siin sees, et annab sulle laenud ja et hiljem maksad tagasi. Need, kes seal sees olid, muidugi kuulsid seda ja vaatasid mulle otsa, et kes see kontvõrrale annab niimoodi tead raha, eks on ja niimoodi laenu, kes garanteerib, et seda üldse tagasi makstakse. Ja seisan seal ja siis minu lähedal oli üks mees. Ja tema ütleb mulle niimoodi, tead, ma annan sulle selle raha, ainult ühe tingimusega. Siis, kui sa hangid mulle Mäo Ristis, seal kus see bussijaam on või see terminal, kedagi kutsud Paidest kellegi, kes viib mind siis, ja mind ka muidugi siis, viib siis Paidesse sinna, sest temal oli vaja minna sinna selle mingi koolituskeskusesse ja oli mingisugune aeg oli, kus temagi pidi õigeks ajaks jõudma. Nii et ka temal oli probleem tegelikult selles, kuidas saada sinna. Ja tema siis andis mulle raha ja mina maksin siis bussijuhile ära, et ma sain sõita ja sõidan ja bussis ja mõtlen endamisi, et issand, ma ei tea kedagi Paidest, ühtegi numbrit mul ei ole, et keda ma saaksin kutsuda vastu, sest nüüd ma olen nagu ka seda meest nagu petnud selles mõttes, et ta ju andis mulle raha ja minu kohustus oli nüüd muretseda selle eest, et ka tema saab oma sihtpunkti, kus ta pidi minema. Ja ma ei tea kedagi. Ja sõidan ja ma nagu väga ei muretsenud ka selle pärast siiski tead. Ja lõpus, kui ma jõudsin siis sinna Mäo Risti sinna samusesse terminali, siis vaatan, ongi 2 autot seal. Mul tavaliselt ei ole mitte ühtegi seal. Ja lähen küsin, üks ütleb, et ei ole, ei lähe. Teine ütleb, ronige sisse, ma viin teid Paidesse. Mina olin sellega siis oma osa täitnud. Minu tingimus oligi see, et mina nagu pidin hankima seda. Ja tegelikult oli asi selles, et mitte mina ei hankinud seda,
vaid issand saatis selle auto just sinna ja selle mehe, et oli nõus viima teda ja siis mind ka sinna Paidesse. Muidu me oleks pidanud seal veel ootama, ei tea kui kaua aega, enne kui sealt mingi buss üldse lähebki Paide peale. Nii et see on järjekordne näide tegelikult millest siis? Tegelikult selles, et Jumal kannab oma laste eest hoolt. Jumal teadis seda, et see mees on just sellel päeval seal bussis tegelikult, kellel on ka vaja minna sinna Paide linna tegelikult. Ega mina teadnud seda. Aga Jumal teadis seda ja tema nägi seda asja, et see nii peab minema. Ja Jumala tänu selle eest tõesti, et see on nagu vaata selline asi, et ja ma sõitsin sel päeval täiesti tasuta. Sest tema maksis minu bussipileti ja mina sain sinna minna, kus mul oli vaja ja tema sai sinna minna, kus oli vaja. Aga selle eest hoolitses issand juba. Et tema sinna sai. Ja mina oleks võinud oodata ka veel, eks on ju, et kuna minu buss tuleb, eks on ja seal oleks saanud siis mingi muu kaardiga näidata, oleks saanud sõita. Aga vot nii oligi see asi, et kui me usume ja anname ennast issanda hoolde, see ei sõltu sellest, kui palju kellelgi on haridust või tarkust või mis iganes või kui tubli keegi on. See ei sõltu sellest. Kui sa oled Jumala laps ja sa oled andnud oma elu tema hoolde ja usaldad teda, siis tema on see, kes kannab hoolt sinu eest. Ta lihtsalt juhatab, tema juhib inimesi ka. Issand juhib inimesi niimoodi sinu tee peale, et need asjad lähevad korda nii, nagu seda on vaja. Ja sellepärast ma saan täna ütelda au olgu issandale ja Jumalale, kes on tõesti hea. Ja mulle jäi ka see meelde just kõlama sellest, mida Daniel rääkis, et vahel on niimoodi, et meie eludes on olukord, kus tegelikult inimlikult me peaksime olema päris mures ja ahastuses, aga vahel Jumal annab sellise üleloomuliku rahu ja siis nagu peaksid muretsema, aga ei muretse. Pluss see on veel hea meile teada kristlastena, et ära muretse, sellepärast, et see on veel hullem olukord, kui keegi peab sulle ütlema, ära muretse, ära põe, sest see ajab veel rohkem muretsema. Aga laulame korjanduse ajal laulu 322 meie ümber imena ja kui vend Illar äkki saaks aidata meid sellega.
Jeesus, me täname sind. Me täname sind, sest me võime usaldada sind. Ja me teame, issand, et sina õnnistad seda kokku pandud ohvriraha siin. Oleme sulle tänulikud selle eest. Ja oleme tänulikud, et me teame, et sa õnnistad neid inimesi, kes on oma käe sirutanud. Aga issand, mida me palume? Me palume seda, et meie ohvriannid ei jääks lihtsalt meie enda kasutada, vaid selle läbi saaksid sinu päästvast armust ja sinu armastusest osa veel paljud inimesed. See on meie palve tänasel hommikul. Aamen. Nii, armas kogudus, nagu näete, vana vaenlane on väga vihane ja suudab ikka eksitada, aga sellest hoolimata võit peab jääma Kristusele. Mille pärast te tunnete hirmu, kui tunnete? Aga ma usun, et ei ole mitte ühtegi inimest, kes mitte midagi ei kardaks. Mõelge praegu sellele, mis teile hirmu valmistab. Ärge mõelge ämblikele või hiirtele, mõelge millelegi tõsisemale. Millelegi sellisele, mis teis tõesti sellist hirmutunnet tekitab. Me vaatame siin esimest pilti, kui tohib. Meeskond aitab meid selles osas. Midagi sellist, mis teis tekitab sellist õõva. See on üks kuulus maal, Edvard Munchi karje, mis seda tunnet hästi edasi annab. Niisiis, mida te kardate? Võib-olla kardate kaotada oma töökohta, sest olukorrad muutuvad kiiresti, tööandjad kipuvad pigem töökohti koondama, kui neid juurde tegema, aga me teame, et kui ei ole tööd,
siis ei saa ka laene tagasi maksta ja tagajärjeks võib olla tõsine inimlik tragöödia. Või mida kardavad koolilapsed? Kas mõni neist kardab igal hommikul kooli minna, sest seal on keegi, kes teda kiusab? Või kardavad nad, et ei suuda oma vanemate ja õpetajate ootustele vastata ja soovitud tulemusi saavutada? Koolis käijatel on tihtipeale ka hirm tuleviku ees. Kuidas lähevad lõpueksamid? Kas mind võetakse õppima sellisesse gümnaasiumisse või kõrgkooli, kuhu mina soovin minna? Kas ma ikka valin õige elukutse? Võib-olla on teil ka hirm kohtuda mõne inimesega, sest te teate, et temaga suheldes kuulete kindlasti kriitikat oma isiku vastu. Või on teil hirm, et peresuhted lähevad katki? Või kardate te ootamatult haigestuda? Koroonapandeemia on inimesi juba peaaegu 2 aastat hirmutanud ja selle kibedad viljad on vaimsete häirete kujul juba nähtaval. Või kardate, et meie maad ja rahvast ähvardab hääbumine võõra kultuuri ja usu sissetungi tõttu? Võib-olla tunnete lihtsalt üldist hirmu tuleviku ees, sest maailm meie ümber näib olevat hulluks läinud. Inimesed on oma ahnuse, oma isekusega hävitanud elukeskkonda ja meile tundub, et seda kõike on lihtsalt liiga palju. Nii et nagu keegi on öelnud, tahaks samuti karjuda, et peatage see maailm, ma tahan maha minna. On tõsiasi, et inimestel on hirmud. Ühel rohkem, teisel vähem, aga kartmatuid inimesi ei ole olemas. Me tähistame täna usupuhastus- või reformatsioonipüha, mille keskmes on reformaator Martin Luther. Ka tema tundis hirmu. Kes veidi rohkem tema elu- ja kujunemislugu tunneb, teab, mis teda ähvardas ja muretsema pani. Noor Luther kartis surma. Ta kartis Jumala viha. Ta kartis oma võimukat isa. Nii et psühhoanalüütikud, kes on Lutheri elu rohkem uurinud, räägivad koguni teda vaevanud hirmuneuroosist. Seda, et Luther tundis inimesena hirmu ja otsis sellest teadlikult väljapääsu, võib näha juba tema kuulsaima vaimuliku laulu algussõnadest. Üks kindel linn ja varjupaik on meie Jumal taevas. Asjatundjate sõnul ei ole ükski koraal mõjutanud sajandite jooksul protestantismi rohkem kui see Lutheri laul. Vaatame, foto 1. Nii, seal on siis tema käega kirjutatult see laul. Ja me laulame selle laulu esimese salmi ühiselt ja siis me liigume salmi haaval edasi. Laul 491 on meie lauluraamatutest. Üks kindel linn ja varjupaik, esimene salm. Üks kindel linn ja varjupaik on meie taevas. Mõelgem hetkeks nendele sõnadele. Ta hoiab meid kui kilp ja mõõk
ta aitab kõiges vaevas. See on suur tõotus, mille puhul teoloogid tänaseni küsivad, mis on see vaev. Originaalis on selle kohta öeldud ka suur häda, mis on meid tabanud. Vahekommentaariks: pastor Friedrich Hasselblatt on Luteri laulu sõnad tõlkinud eesti keelde väga suupäraselt, aga samas ka üsna vabalt, mistõttu on mitmed olulised nüansid tõlkes kaduma läinud ja seepärast ma viitan vajadusel edaspidi ka algsele tekstile. Luteri laul avaldati esmakordselt 1529. aastal Augsburgi lauluraamatus. Paluks järgmist pilti, seal te näete ka, milline selle lauluraamatu leht selle lauluga välja nägi. Ei saa kindlalt öelda, kas Luter kirjutas selle laulu samal aastal, kui see lauluraamatusse pääses. Kindel on aga see, et 1529. aasta ei olnud Saksamaale ja Euroopale tähtsusetu aasta. Türklased alustasid 16. sajandi 20. aastatel rünnakut Kesk-Euroopa vastu. 1526. aastal purustati Ungari väed ja 1529 asuti juba piirama Viini linna. Kas Luteri suur häda või vaev seisnes selles, et kristlikku õhtumaad ähvardas allajäämine islami pealetungile? Originaalis on 4. salmis öeldud, ja ma kasutan siin nüüd vaba tõlget originaalist, kui nad võtavad su ihu, vara, au, lapse ja naise. Eesti keeles on see suurema üldistusega, seal on öeldud, et kui meie käest kõik läheb. Ja need originaalteksti sõnad, sinult võetakse ära su ihu, vara, au, laps ja naine, võivad tänases inimeses küll tekitada sisemist nõutust, et kuidas selline olukord juhtuda saab. Võib-olla saab ka tänapäeval, ehk tuleks laulda, et pank võtab ära sinu võlgade katteks su auto, maja, kalli arvuti ja mis edasi veel. Aga tegelikult need sõnad võiksid üsna tabavalt väljendada seda häda ja viletsust, mida toob endaga kaasa üks sõda ja rüüstamine. Palun ka järgmist pilti. Seal on üks gravüür sellest, kuidas türklased kristlasi ära viivad orjusesse. Kui aga türklaste pealetung Euroopale oli Luteri jaoks suur häda või vaev, kas poleks ta siis leidnud selle väljendamiseks selgemaid sõnu, nagu näiteks ühes teises koraalis, kus ta otsesõnu Jumala poole pöördudes ütleb, et suuna sina paavsti ja türklaste hävitamist. Kas 1529. aastal toimus veel midagi, mis võis Luterit murelikuks teha, olla tema jaoks see suur häda? 15. märtsist kuni 22. aprillini peeti Speyeris Saksa riigipäeva. Ja sellel keisririigi suurkogul, kus said kokku erinevate seisuste esindajad, kinnitati uuesti 1521. aastal Wormsis vastu võetud edikti, mis kuulutas Luteri lindpriiks. Ja see tähendas seda, et igaüks, kes teda kohtas, võis ta võimudele üle anda. Samuti oli keelatud ära Luteri kirjutiste trükkimine, müümine ja lugemine. Palun 4. fotot. Seal on siis kujutatud Luter kunagi Speyeri riigipäeva ees, kus ta ütles, siin ma seisan, teisiti ma ei saa, Jumal, mind aidaku. 1529. aastal sundis Speyerisse kogunenud riigipäev Saksa territooriume takistama reformatsiooni levikut. Sellele hakkas vastu käputäis reformatsiooni toetanud vürste ja riigilinnu.
ja nad kirjutasid alla protestile, mis lisati riigipäeva otsuste juurde. Palun 5. pilti. Sealt on siis ka tulnud, sellest protestist on ka tulnud nimetus protestandid. Ja nad ei nõustunud enamikuga, tuues põhjenduseks, ja ma tsiteerin nüüd sellest protestist, et asjus, mis puudutavad Jumala au ning meie hingepäästet ja õndsust, peab igaüks ise Jumala ees seisma ja aru andma. Niisiis see protest enamuse arvamuse vastu on andnud meile ka nimetuse protestantism. Kas Luter tundis muret, tundis hirmu, et ta on endiselt lindprii, et evangeelse usu uus vorm seisab veel väga ebakindlal alusel ja kogu see evangeelne üritus võib nurjuda? Või oli see Luteri raske tervisehäda, nagu oletavad mõned uurijad? Või oli see äärmuslike liikumiste esiletõus, mis reformatsiooni ohustas? Kahjuks ei oska me täie kindlusega öelda, mis oli see suur häda või vaev, milles Luter hädasti abi vajas. Mida me aga teame, on see, et Luter põgenes murede ja hirmu eest Jumala sõnarüppe, mis oli tema jaoks nagu varju pakkuv mäelinnus. Ja oma viletsuse hetkedel ja hirmu tundes jõudis Luter 46. psalmi juurde, mis algab sõnadega: Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Seepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. Paneme järgmise foto. Psalmisti sõnad on balsamiks hirmunud ja kiusatusse sattunud hingele. Ja nii asus Luter tööle ja lõi selle psalmi põhjal uue laulu, nagu seda reformatsiooni algusaastatel ikka tehti, et kogudus saaks ühiselt laulda Jumala sõna järgi. Tähelepanuväärne on Luteri 46. psalmi selle uue versiooni puhul see, et ta tõlgendab seda psalmi väga Kristuse keskselt. See tähendab, et kui piiblis ei ole selles psalmis ka otseselt juttu Kristusest, siis Luter toob selgelt esile, et Jumala abi kiusatustes ja raskustes sünnib seeläbi, et ta saadab meie kõrvale Jeesuse Kristuse, kes ei võitle meiega, vaid võitleb meie asemel, meie eest. Me laulame nüüd ühiselt teise salmi sellest laulust. Ei aita meie nõu ja töö, see peagi otsa saanud. Suur abimees viib võidule, me isa on ta saanud. Kas tunned teda saab, su Jeesus Kristus ta, see issand suurest väest, kõik tuleb tema käest, võit temale peab Kas tunned teda sa, su Jeesus Kristus ta? Kas see on juhus, et Luter ka selles laulus kasutab sellist küsimuse ja vastuse skeemi nagu oma katekismuses, mille ta samal aastal koostas? Või astub siin mängu hingehoidja Luter, kes teab, et trööst ja oma usus selgusele jõudmine sünnib kõige paremini
ühises vestlus- ja osadusringis usukaaslastega, kui ühiselt küsitakse ja ühiselt vastused otsitakse. Juba piibli originaalist, see tähendab 46. psalmist, tuleb esile veendumus, et kes Jumala juures varjupaika otsib, sellel ei ole midagi karta. Ja see usuveendumus tugevdab Luterit sedavõrd, et ta suudab lausa naeruvääristada kurjuse võimu, mis selles maailmas ju vaieldamatult eksisteerib. Ja eriti selgesti tuleb see esile 3. salmi sõnades, mida me ka ühiselt laulame. Kui kurje pahime maailm täis, kes tahaksid meid meelda. Ei karda meie siiski, eks Jumal või meid keelda. Olen aastaid tagasi Saksamaal õppides näinud, kuidas seda laulu õpetati pühapäevakooli lastele koos liigutustega. Ja originaalis lõpeb 3. salm sõnadega üks sõna kukutab ta. Ja seepeale lubati lastel ennast maha kukutada. Ja see valmistas alati suurt lõbu. Ja mis seal salata, meile kristlastele valmistab hea meelt teadmine, et maailmas, mis on täis kurje vaime, kes meid alla neelata tahavad, võib üks ainus sõna kurjuse plaanid ära rikkuda ja kukutada Jumala vastasmängija tema troonilt. Me võime siinkohal küsida, kas see pole ehk liiga lapsemeelne usk? Kindlasti mitte. Luter oli mees, kes oli murede ja valudega väga hästi tuttav. Aasta enne selle laulu loomist kaotas ta oma teise lapse, aastavanuse Elisabethi. Paneme järgmise foto, me näeme seal Luterit pereringis. Ta oli armastav pereisa ja hoolis väga oma lastest ja selline kaotus kindlasti oli talle väga raske. Peale selle oli ta mees, kes kogu elu kannatas erinevate tervisehädade käes, mis olid osaliselt põhjustatud ka sellest rangest askeesist, mida ta kloostris elades harrastas, kui ta üritas Jumala armu välja teenida oma vaga eluga. Inimestena ütleksime, et lähedase kaotus või tõsine haigus on olukorrad, kus sõnadest kipub puudu jääma. Väljendi taga üks sõna kukutab ta või meie tõlkes üks sõna rõhub teda, võib aga näha Luteri isiklikku kogemust, et just elu kriisiaegadel võib piibli trööstiv sõna meid niimoodi tabada, et see võtab kurjuselt, mis seda maailma näib valitsevat, ära tema tegeliku väe. Kujutame ette, et on keegi, keda vaevavad kahtlused, kes ei suuda uskuda, et teised temast hoolivad ja teda armastavad, sest ta tunneb ennast ise luuserina, võib-olla ka süüdlasena mingis asjus. Ja siis satub selline inimene jumalateenistusele ja kuuleb seal sõnu Pauluse kirjast roomlastele, kus Paulus ütleb, ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui olime alles patused. Ja äkitselt sõna läheb lahti. See inimene suudab uskuda, et need sõnad on öeldud ka temale. Nii on kord juhtunud ka Martin Luteriga, kes
Rooma kirja uurides avastas enda jaoks uuesti ühe sõna, mis teda ja hiljem ka kogu kirikut pöördumatult muutis. Ja see sõna oli õigus, justitia. Rooma kirja 1. peatüki 17. salmi loen. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Seda on nimetatud ka Luteri tornielamuseks. Palun järgmist fotot. See on see Luteri vana klooster, kus ta mungana elas, hiljem sai see maja temale ja selles kloostri tornis armastas ta pühakirja uurida ja seal see uus arusaamine Jumala õigusest ka teda tabas, nii et seepärast on seda siis tornielamuseks nimetatud. Ja Luter sai äkitselt aru, et õigus ei ole mingi moraalne mõõdulatt, millest keegi parimalgi tahtmisel üle ei saa. See tähendab ei vagade tegude ega püha elu abil, vaid õigus on inimese seisund Jumala ees, mis on inimesele kingitud. See on kingitus. Luter oli senini uskunud, et Jumal mõõdab ka evangeeliumis inimesi karistusseadustiku järgi, nii nagu Vanas Testamendis. Ja tal oli raske sellist kurja Jumalat armastada. Rooma kirja süvenedes taipas Luter viimaks, et Jumala kohut tuleb mõista ülekantud tähenduses. Ja ta kirjutab, tsiteerin teda, Jumal mõistab hukka vana inimese ühes tema tegudega, ka ühes meie õigusega, kes enese silmis on põlastus ja needmisväärne, see ongi õige. Jumala õigust tuleb mõista ülekantult usuna Kristusesse, nagu see seisab Rooma kirjas 1. peatükis salmis 17. See avastus tõi Luterile vastuse küsimusele, mis oli teda kord aastate eest kloostrisse ajanud. Küsimus, kuidas ma leian endale armulise Jumala? Kuidas ma Jumala ees püsima jään, kui tuleb aru anda? 1505. aastal elas noor Luter Erfurti lähistel üle hirmsa äikese tormi, kus ta kaotas ka oma sõbra Aleksise ja andis siis tõotuse, et hakkab mungaks. Palun järgmist fotot. Seal on kunstnik kujutanud seda sündmust, äikese tormi jäämist ja sõbra surma. Hirmust Jumala kohtu ees oli ta mungaks saanud. Ta tõotas, et ta läheb kloostrisse, kogedes seda traagilist sündmust. Ja igapäevases meeleparanduses ja askeesis oli ta otsinud kindluse tunnet, oli otsinud pääsu põrgu eest ja püsima jäämist kohtus ja palvetamise, paastumise ja muude askeetlike harjutustega oli ta püüdnud välja teenida Jumala armu. Aga ta oli selles nurjunud. Ikka oli see tema sees tunne, et ta ei ole vääriline. Ja nüüd tunnetas Luter, et õigus, mida kuulutatakse evangeeliumis Jeesusest, Kristusest, ei ole karistav õigus, vaid hoopis abistav, inimest õigeks tegev and Jumalalt, mis ei jäta mingit võimalust isetegevusele ja mida saab üksnes usus vastu võtta. Ja nii Luter jõuab arusaamisele, et Jumal, meie taevane Isa, sirutab meile käe, et me saaksime usus sellest kinni haarata. Palun järgmist fotot. Ka sümboolselt kujutatud see, kuidas meie oma käe Jumala kätte saame usaldada. Luter ei kartnud nüüd enam Kristust. Ta ei pidanud ennast enam vaimselt ja füüsiliselt piinama, et olla täiuslik. Vanatestamentlik õiguse mõiste oli nüüd läbi murtud
ja Luter võis öelda, et Jumala õigus on inimese pääste. Tsiteerin teda, on pühakirja kohaselt välja valatud arm ja Jumala halastus Kristuse kaudu meis. Nõnda kui Kristus tuli pühast vaimust, nii mõistetakse ka inimene õigeks ja sünnitatakse uuesti ainult Jumala armu ja püha vaimu mõjul, ilma mingi inimliku kaasabita. See oli tema tunnetus. Ja just see, mis Luterit oli siiani hirmutanud, sai talle evangeeliumiks selle sõna tegelikus tähenduses. Ja ta õpetas seda ka teistele. Veel üks tsitaat temalt: õpi tundma Kristust ja nimelt risti löödud Kristust. Õpi teda kiitma ning ennast mitte usaldades ütlema: sina, issand Jeesus, oled minu õigus, mina olen sinu patt, sina võtsid enesele selle, mis kuulus minule ning andsid minule enesele kuuluva. Palun järgmist pilti. Seal on ka kujutatud Luterit selle Kristuse, ristiröödud Kristuse juures ja kommentaari korras ristilöödud Kristus on tõesti Luteri jaoks kõige kese. Nii et mees, kes kord värises hirmust, mõeldes viimsele kohtule, võis nüüd lausa vaimustunult öelda: tule, armas viimne kohus. Ja seda kõike suutis teha üks sõna, mille Jumal elavaks muutis, üks sõna, mille ees ka kurjuse võim väriseb. Ja hiljem sai 46. psalm Luteri jaoks eriliselt trööstivaks sõnaks ja vaimseks varjupaigaks. Enamgi veel, usk Jeesusesse Kristusesse ei ole pelgalt varjupaik, vaid see on kindel mäelinnus. Ka siin läheb Luter piibliteksti tõlkides kaugemale tavalistest piiridest ja tugevdab öeldut. Võib-olla mõtles Luter neid sõnu kirja pannes Wartburgi kindlusele, kus ta 1521. aastal pärast põlu alla sattumist varjupaika leidis. See oli iseenesest vahva lugu. Luteri maaisand, kurvürst Friedrich päästis ta väga kummalisel moel, laskis Luteri oma meestel röövida ja viia väevõimuga Wartburgi kindlusesse peitu, et keisri käsilased teda üles leiaks. Ja Wartburg oli Luterile varjupaigaks 10 kuuks ja selle aja jooksul tõlkis ta seal saksa keelde Uue Testamendi. Võime ka järgmise pildi panna. Nii, see on see ruum, milles ta oma piibli tõlkimise tööd päevast päeva tegi. Nii et see pagendus seal oli Jumala poolt õnnistatud aeg. Sakslased said oma keeles Uue Testamendi. Mäe otsas asudes avaldab see Wartburgi linnus unustamatut muljet kõigile, kes sellele lähenevad. Palun siin ka järgmist fotot. See on siis nii-öelda see Wartburgi loss kaugelt vaadatuna. Kas Luteril oli see varjupaik silme ees, kui ta oma laulu kirjutas? Võimalik. Meie protestantidena oleme seda laulu laulnud sajandite jooksul ennekõike nii, nagu see oleks mingi sõjalaul, millega minna lahingusse Jumala vastaste jõududega. Ja nõnda on seda õnnetul kombel ka tegelikkuses juhtunud. Näiteks 17. sajandi ususõdade käigus ja 19. sajandil muutus see lausa selliseks Preisimaa võitluskoraaliks. Ja Esimese maailmasõja ajal kasutati seda Luteri laulu lausa teadlikult sõjapropagandas. Ma toon lihtsalt ühe näite, kuidas üks vaimulik laul võib muutuda olude keskel. 1915. aastal kirjutati rindele sõitvatele vagunitele sellised read. Saksamaa laulab esimese salmi üks kindel linn ja varjupaik on meie Jumal taevas ja Prantsusmaa laulab teise salmi ei aita meie nõu ja töö riik peagi otsa saanud. Sellisest ilusast vaimulikust laulust on tegelikult saanud sõjalaul täis pilget
ja sõjateemalistel postkaartidel kujutati väga sageli saksa sõdureid laulmas välijumalateenistusel just seda koraali. Palun siin ka veel järgmist pilti. Selline klassikaline postkaart, sinna on üles kirjutatud üks kindel linn ja varjupaik ja all näeme, kuidas siis välikaplan peab jutlust sõduritele. Ja Inglise sõdurid on sõjamälestustes jutustanud, kuidas nad avasid kuulipildu ja tule Saksa rügemendi vastu, kes marssis lahingusse just seda koraali lauldes, üks kindel linn ja varjupaik. On kohutav, kuidas inimesed lasevad ennast eksitada, andmata endale aru, mida nad teevad. Kuidas üks vaimulik, sügav tekst võib muutuda poliitikaks. Ja nõnda tehti sellest kaunist koraalist aegamööda ühe rahvuse sõjalaul, mõistmata tegelikult Luteri algseid kavatsusi. Ja nõnda on ka näiteks saksa poeet Heinrich Heine nimetanud seda reformatsiooni marsseljeesiks ehk sõjalauluks. Kes Luteri laulu aga sel kombel laulab, ei pea imestama, kui selline külv halba vilja kannab. Ja nõnda tehti ka katoliku kirikus selle laulu põhjal pilkelaul, üks kindel linn ja varjupaik on Rooma kirik ilmas, ja milles on ka öeldud, ei aita Luteri õpetusse peagi otsa saanud. Aga olgu selle tõlgendamisega kuidas iganes. Kas see laul, mille Luter väga keerulistel aegadel lõi, oli ikka võitluslaul, millega meiegi peaksime täna lahingusse minema, isegi kui see võitlus on vaid vaimne? Kas see vabadus, mille nimel püütakse täna võidelda, on evangeelne või hoopis lihalik vabadus? Ma kasutan just Luteri sõnastust lihalik vabadus, mis on iseloomulik sellele maailmale ja millele pühendudes ei alluta ei Jumalale ega seadustele, vaid talitatakse omaenese heaks arvamise kohaselt. Tegelikult on õigustatud küsida, kumba on piibellikum taotleda, kas vaba vaimu või vaba keha. Paulus vastab, ärge tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Kas Luter kirjutas laulu, millega ka täna marssida ususõtta, või oli tal meelel ja keelel siiski üks teine raskuspunkt? Ma tulen tagasi selle Wartburgi linnuse juurde. See kindlus, mis nägi kindel ja majesteetlik välja, oli tegelikult loss, mida kunagi sõjateenistuses ei kasutatud. Ja seda teadis ka Luter, sest see linnus asus strateegiliselt vaadatuna täiesti igavas ja tähtsusetus paigas. Ja seda kunagi tegelikult ei rünnatud. On ainult üks lahing, millesse see loss on segatud, ja see oli nõndanimetatud laulikute või Wartburgi lahing, keskaegne versioon meie saatest Eesti otsib superstaari. Palun veel ühte pilti, foto 15. See toimus 13. sajandi alguses Wartburgi linnuses. Üle Saksamaa kogunesid kõige kuulsamad laulikud, et välja selgitada, et kes on neist parim sõnasepp ja laulik. See oli see ainus sõda, millesse Wartburgi kindlus kunagi segatud oli. Ja nõnda on Wartburgi linnus läinud ajalukku pigem paigana, kus on palju rõõmu tuntud. See oli ka linnuse ehitamise algne eesmärk, luua üks paik, kus saab ennast rõõmsalt ja varjatult tunda, nii nagu Taavet väljendas 28. psalmis. Kiidetud olgu Issand, sest ta on kuulnud mu anumise häält. Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi. Seepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga. Kes Luteri teoloogiat lähemalt tunneb, teab, et tema teoloogia põhialuseks oli armastav hoiak.
ja rõõmusõnumi taipamine ja kuulutamine, mitte usulise käsumeelsuse rõhutamine. Ja võib-olla oli Luteril silme ees just selline pilt mäelinnusest, kus uskliku tõeliseks varjupaigaks on ikkagi Jumal, mitte kivist müürid või lihaviliku vabadust toetavad seadused. Palun veel järgmist pilti. Kui me seda laulu nüüd niisugusest vaatenurgast vaatame, siis kõlab laulu peamine sõnum vaatamata kohati sõjakatena mõjuvatele sõnadele hoopis teistmoodi ja ma püüaksin sõnastada selle Luteri koraali mõtte tänase päeva jaoks. Kui sa tead, et sa oled Jumala kaitse all, siis võib maailm sinu ümber küll möllata ja mässata, aga sina tohid sellele lootma jääda, et Kristus sinu eest võitleb. Sa ei pea tõestama ei Jumalale, ei iseendale ega maailmale, kes sa oled. Selle eest, et sa oled Jumala armastatud laps, on Kristus juba hoolt kandnud. Ja see sõnum on nii imeline, et kui sa seda laulu laulad, siis võib see laul kõik sinu kahtlused ja hirmud minema ajada. Seepärast ära karda. Palun viimast pilti. See on nüüd ka see Wittenbergi Lossi kiriku torn, mille torni ääretise külge on pandud selle laulu koraali esimene salm, üks kindel linn ja varjupaik, ja mis kõrgub selle linna kohal ja tuletab seda Jumala kaitset ja varju kõikidele tänase päevani meelde. Lõpetan, armsad kuulajad, sellega, et ma kutsun teid üles seda vana laulu ikka ja jälle mõttega lugema ja südamega laulma. Ja nii nagu on Jumala sõnaga, mille kohta on hea, et me peast teaksime olulisi salme, mis võivad meid raskel hetkel julgustada ja kinnitada, nii on hea peast teada ka mõningaid vaimulikke laule, mis võivad meid hirmu ja kahtluste ajal aidata uskuda, et Jumala tahtel, mis väljendub meie elus Kristuse ligiolu tõotuses, ei ole meil vaja tunda hirmu tuleviku ees, vaid olla põnevil selle pärast, mida Jumal meiega koos veel plaanib teha. Jumal on ustav nende vastu, kes teda usaldavad ja temasse usuvad. Ja ta seisab vankumatult oma tõotuste taga. See ongi Luteri laulu keskne mõte. Selleks, et raskustest hoolimata tõeliselt ja tänutundes elada, vajame me Jeesust Kristust. Ehk teisisõnu, nagu ma ise kord väljendasin seda aastakümneid tagasi laulusõnadega, inimlaps, kas mõistad sa, et vajad oma issandat? Teda, kelle käes on kõik surm ja elu, sinu võit. Ja laulame lõpuks 4. salmi sellest laulust koos. Amen.
Amen. Meie tore teenistus hakkab lähenema lõpule. Aga enne seda räägime veel alanud nädalast. Sellepärast, et näiteks teisipäeval saab tulla siia samma pargi 11. Kuidas? Tuleme pargi 10. Kell 6:30 ülistus- ja palveteenistusele. Kolmapäeval toimub Lille tänaval kodugrupp ja selle kohta saab infot Kalle Perandilt. Kuigi täna hommikul natuke oli juba selline tunne, et me olemegi üks suur koor, siis osad inimesed tahavad veel eraldi võtta nädala sees aega kooriprooviks 6:30 jällegi neljapäeval. Ja selle nädala reedel ja laupäeval toimub Nuutsakul juhatuse laienenud koosolek, väga põnev. Ning pühapäeval, kui Jumal lubab, siis kohtume jälle siinsamas pargi 10. Kell 11 toimub leiva murdmine, jutlustab Margo Meri, juhatab Andres Saumets ja muusikalise osa eest hoolitsevad Heliriin ja Lauri Meri. Tänasest veel koguduse kooli täna ega järgmisel pühapäeval ei toimu, aga kohvik see-eest toimub. Seega saame sinna oma ilusad maskid ees minna ja söömise ajaks siis saame maskid eest ära võtta. Aga sellel nädalal, möödunud nädalal toimus ka paar toredat sünnipäeva. Näiteks neljapäeval oli sünnipäev Aili Kalmusel. Ja meil on sulle ka kaart, kui sa võtaksid selle vastu. Ja ka Rutt Eller veel siis neljapäeval ja täna on sünnipäev ka Silver Rähnil. Aga Aili. Aga tema läks juba oma mugava koha peale tagasi. Me saame palvetada sünnipäevaliste eest sellegi poolest. Issand, palvetame nende 3 koguduse liikme eest, kellel olid sünnipäevad sel nädalal ja Silveril täna ja palvetame, et sa võiksid anda neile tervist ja ühe toreda uue aasta neile lisaks. Palun ennista nende perekondi, kellel on lapsed, siis nende lapsi ja palun ole neile lähedal, kui nad on palvehetkes ja et nad võiksid tunda, et sa kuuled nende palvet ja teada, et sa vastad neile. Ennista neid üliväga. Amen. Aga tänane muusikaline teenistus ei ole veel läbi, kohe on. Aga enne laulame laulu 223 Süda seltsiks südamele. Selle looga on samamoodi, et on eelmäng, on salmide vahel vahemängud, nii et jälgige siis, kuidas ühe juhatab. Ma arvan, et siis lõpulaul, mida me võime ka püsti lasta.
issand, me täname sind selle puhastuspüha eest, mis tuletab meile meelde seda, et usk on kingitus sinu käest, arm on kingitus sinu käest. Ja me oleme tänulikud selle eest, et me täna võime siin ühe kogudusena, ühe osaduskonnana seista sinu ees ja tänada selle armu eest, mis on meile osaks saanud. Tänada ka nende eest, kes on meie eel võidelnud usuvõitlust. Meie enda koguduse juba eele läinud inimesed, meie lähedased, kes on oma usuvõitluse lõpetanud, aga ka need, kes kord selle usupuhastuse alguse juures on olnud, nagu Martin Luther, Johannes Calvin ja teised. Sina, issand, oled nad kutsunud ja pannud neid tegema seda tööd, mis sa neile oled andnud. Ja siin me oleme täna selle koguduse, reformatsiooni aja koguduse järeltulijad, sinu kogudus siin, selles paigas, Elva linnas. Ja me palume, et meil oleks ka sinu vaimuväge ja sinu tarkust ja sinu meelevalda, seda head sõnumit Jumala armust ja õigusest edasi anda teistele inimestele. Me täname, et sa meie kogudust õnnistad, meid kõiki õnnistad ja tuled meiega kaasa uude nädalasse meie tööde tegemiste keskele ja annad meie südamesse julguse ja kindla usu. Me täname sind, issand, selle eest. Minge välja maailma, rahu olgu teie südames, julgus olgu teie sammudes. Hoidke kindlalt hea poole, ärge tasuge kurja kurjaga. Kinnitage nõrkenuid, toetage väsinuid. Aidake jõuetuid, austage kõiki inimesi. Armastage ja teenige issandat, rõõmustage püha vaimu väes. Aamen. Õnnistatud pühapäeva. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Sinu palge ees, sinu palge ees, sinu palge ees seisan ma. Armastuses tegid tee meid, astuda võin sinu ette ma. Sinu armust mitte miski nahutada enam mind ei saa.